2022 aasta 16. oktoobril saab Lacey Washingtoni politsei jahmatava kõne numbrile 911. 911. Mis? Iseid. Tere. Tere. Kõne tehakse Apple Watchi kaudu ja helistaja ei suuda vastata ühelegi dispetšeri küsimusele. Selleks on mõjuv põhjus. Ta on kinni seotud ja tema suu on teibiga kinni kleebitud. Ma ei lõpeta kõnet enne, kui abi on sinu käeks. Aga selleks ajaks, kui abi kohale jõuab, on juba liiga hilja. Lacey politseijaoskond, andke endast märku. Kui politsei jõuab aadressile, helistaja ja tema röövija on kadunud. Ainsad vihjed on rullteipi, verepritsmed vaibal ja helistaja tütar. Ta ütleb, et tema emal olid isiklikus elus probleemid, kuid ta ei osanud arvata, et need probleemid võiksid viia selleni, et ta röövitakse ja maetakse elusalt ning et abikutsumiseks on tal vaid tema Apple Watch. Ta on surnud. Kõik on korras. Ta on surnud. Ta läheb kellegagi tülli ja hoolimata sellest, kui kaua see aega tagasi oli, maksab ta alati kätte. Ma näitan sulle. Kaadrid, mida te kohe näete, pole kunagi varem avaldatud. Ja siis torkas ta mõlemasse mu rinda millegi teravaga. Ja siis tundsin, et ma veritsen. Siis mattis ta mu maa sisse ja veendus, et ma oleksin surnud. Nüüd saate meie osi reklaamivabalt vaadata Spotify's tellimusega. Link on kirjelduses. Politsei jõuab aadressile Äärelinna tänaval Lacey's kell 1:02 pärastlõunal. On vaikne pärastlõuna ilma nähtavate rahutuse märkideta, ainult see kummitav 911 kõne. 42-aastane helistaja, keda me tema anonüümsuse kaitsmiseks nimetame Jenniks, elab selles majas. Aga hüpoteegilepingul on kirjas 53-aastane Chol Kyung-an, tema abikaasa, ja kummastki neist pole jälgegi. Kuna 911 kõne tekitas piisavalt muret nende heaolu pärast, sisenesid politseinikud majja läbi garaaži. Sees, söögitoas, põrandal on tükk rebitud teipi ja laual on mobiiltelefon. Kui politseinikud helistavad Apple Watchiga seotud numbrile, hakkab telefon helisema. Samuti heliseb teine telefon, mis leitakse ülevalt ühest magamistoast. Mõlemad on Jenny telefonid. Aga Jennit ennast pole siin. Teises magamistoas leiavad nad veel teipi ja verelaike vaibal. Koridori vaibad on samuti paigast ära, justkui oleks toimunud mingi füüsiline rüselus. See ei ole meditsiiniline hädaolukord. Midagi väga halba on juhtunud. Kui nad sündmuskohta uurivad, saabub noor naine. Ta on Jenny Yache, 20-aastane tütar. Ta ütleb, et vanemad on lahutamas ja kehtib kohtumäärus, kuid ta ei tea üksikasju. Che ei ela enam siin, aga käib vahel pesu pesemas. Ja tema kaubik oli täna hommikul siin, kui tema ja ema kirikust tagasi tulid. Ema läks majja sisse ja tema sõitis poodi. Ta pole kumbagi vanemat sellest ajast näinud. Selle info põhjal politsei andis välja kiire kadunud isikute teate ja taotles Che mobiiltelefoni asukoha tuvastamist. Arvestades vereplekke, kardetakse halvimat, et Jenny ja võib-olla ka Che on tapetud. Veidi pärast südaööd, 17. oktoobril aastal 2022 äratab metsaserval asuva üksiku maja elanikud üles paaniline koputamine uksele. Nad lähevad ust avama ja leiavad nähtavalt vigastatud naise, kes on kaetud mustuse ja verega ning kelle kaela ümber on teip. Ta palub neilt abi. Ta ütleb, et ta maeti just elusalt maha. See naine on Jenny. Ta jäi kohutavast rünnakust ellu. Ta viiakse haiglasse ja seejärel uurijate juurde. Ja selleks, et mõista, mis temaga juhtus, peavad nad alustama päris algusest. Jenny nägu on tema identiteedi kaitsmiseks tsenseeritud. Kas sulle sobib, kui seda salvestatakse? Isegi see, kas ei ole liiga intiimne? Jah. Jenny ja Che on olnud abielus aastakümneid ning nad on elanud nii USAs kui ka Koreas. Neil on 2 last vanuses 20 ja 11 aastat. Ja Che on teinud eduka karjääri sõjaväes, teenides nii mereväes kui ka maaväes alates 1988. aastast. Kui Jenny ütleb, et Ameerika unistus ei läinud nii, nagu nad olid plaaninud. Kas sa saad kirjeldada või natuke rääkida oma suhtest Jay'ga, temaga? Jah, muidugi. Veidi väljamini. Nii, et me abiellusime. Kuna me olime vasta abiellunud, siis ta oli väga huvitatud pornost. Ja siis ta vestles meestega ja naistega kogu reede ja laupäeva. Ja pühapäeva ööd. Ma nägin seda kõike. Tol ajal sain ma iga kord selle kohta kõne. Nii, et pärast seda, kui ma sünnitasin oma tütre, ta jättis meid üksi.
Kui sa ütled, et ta jättis teid üksi, kas sa mõtled, et ta lahkus füüsiliselt kodust või lihtsalt mitte? Isa mõnikord väga kindel tuli 2 kuud hiljem on kiirleib. Tuli sisse, nii et isegi tema oli kodus. Ta ei tulnud oma toast välja, sest ta vestles ja vaatas pornot. Selliste asjade pärast me vaidlesime. Nii et umbes 2-3 korda ta lahkus kodust 2-3 nädalaks. Kas ta teadis, kuhu ta läks? Tõesti, seda ma mõtlengi. See on tõsi. Konteksti polnud, nii et ma ei tea. Ükskord, ütleb ta, nägi ta üht tema tekstisõnumit. Nii et tekstisõnumis oli kirjas, kui sa tuled, võta sokid kaasa või võta midagi muud. Siis ma sain aru, et tal on geisõber. Kuidas sa tead, et tegu oli geisõbraga? Talle meeldis või mida? Kai porno. Ta kogus meeste alasti kehade fotosid. Kui me olime Koreas, ta käis tööreisil Bussanis ja Jeejul. Ja hiljem sain teada, et ta kutsus oma hotelli meessombrad. Ma sain teada, et ta ei joginud välja. Nii et vestlus kogu tekst oli ekraanil näha. Ja ta unustas selle välja lülitada, nii et ma nägin seda. Ja mul on kliendi kontekst, ma lasin selle speedi teha. Ja kas ma võin neist koopiat teha? Me teeme neist koopiat. Need vestlused käisid peamiselt seksi ümber. Siis ta rääkis ka minust. Ta ei taha seda enam minuga teha. Tal pole selle vastu enam huvi. Ta kasutas oma tööd selleks, et oma afääre hõlbustada. Minu abikaasa kutsus ta sõjale baasi hotelli. Ta saatis ta sinna. See kontekst on selles tekstis olemas. See hõlmas aega, mil ta kutsuti tagasi Koreasse teenima, jättes naise koos lastega Coloradosse. Nii et ma sain teada, et mu abikaasa käis oma esimest armastust vaatamas ja sõitis selleks mitu korda pikka maa maha. Me teeme seda ise, sest me armastame. Isegi pärast seda, kui ta Ameerikasse tagasi tuli, oli tal selle inimesega ikka veel kontakt. Ja siis võib vaadata sõnumid, seal on tema lubadus, et ta ütles, et tuleb tagasi Koreasse oma poisi juurde. Ta hoidis suuri osi oma elust saladuses. 2010. aastal taotles ta kodakondsust, mis hõlmab intervjuud. Nii et eksamineerija küsis minult, teie abikaasa on korra lahutatud. Kas te teadsite seda? Ja kas te valmistasite need dokumendid ise ette? Mina olen see, kes seda tegi. Eks. Ma ei sobilu sinna. Dokumendid tegin ise. Ei, see ei ole nii. Kõik, mida ma ette valmistasin, oligi see. Kõik, mida ma ette valmistasin, oligi see. Nii et minu abikaasa täitis kodakondsuse taotlusvormi ja siis pani ta selle ümbrikusse ja sulges selle. Ja ta ütles, te ei ava seda ümbriku kunagi. Te lihtsalt annate selle eksamineerijale. Nii et eksamineerija. Ja siis luges selle läbi ja ütles, kas sa tead, et su abikaasa oli kunagi abielus? Ma ütlesin, et ei teadnud, see oli minu jaoks esimene kord. Ja, see oli esimene kord, kui ma teada sain. Nii et ma olin üsna šokeeritud. Ta on temast 11 aastat vanem. Ta teadis juba siis, kui nad hakkasid kohtamas käima, et tal võis enne nende kohtumist olla teine elu. Nii et kui meid oli 8, ma küsisin temalt, kuna meil on vanusevahe, kas sa oled varem abielus olnud? Ja ta ütles, et ei ole. Tal ei ole perekonda. Isegi tema perekond ütles ei. Ta ei tea siiani, miks nad tema esimest abielu varjasid. Ja see polnud ainus osa tema minevikust, mis teda kummitama tuli. Isegi tol ajal tal oli ikka veel kontakt oma esimese armastusega. Nii et telefonikõnesid oli väga tihti. Ühel korral võtsin mina telefoni vastu. See oli siis, kui olin 12 nädalat rase. Ma proovisin telefoni vastu võtta, aga tema takistas mind ja surus mu vastu seina. Selle tõttu juhtuski nii, et mul tekkis raseduse katkemine. Sel ajal ma veritsesin ja läksin haiglasse. Teda ei huvitanud minu ohutus ega midagi sellist. Ta muretses selle pärast, kui arst küsis, mis kodus juhtus. Ta kartis, et ma võin rääkida sellest, mis juhtus. Ta ütles mulle,
sinu pärast. Ma olin peaaegu tööd vallandatud sinu pärast. Kus sa seda tegid? Ma arst. Mida ta mulle jälle öelda tahab? Ütlesin. Mis see on? Nii et see pisib mult, kas sa ütlesid? Kas sa ütlesid arstile? Mis juhtus? Ma ei öelnud arstile midagi. See oli esimene kord, kui ta kartis oma meest, kuid see ei jäänud viimaseks. Nii et kui ta leidis need sõnumid, tundus see olevat viimane piisk karikas. Nii et tolle ajal ma otsustasin, et me ei saa niimoodi jätkata. Nii et ma otsustasin lahutada. Nii et minu teine laps oli noor ja mul ei ole ühtegi rahalist põhjust. Tal oli vaja aega, et koguda ressursse, mida ta vajas, et temast lahkuda, kuid lahutus oli tal alati mõttes. Me elame samas majas. Aga sina teed oma asja, ma imetlen seda, see on eraldi. Nii et minu abieru elu on alati üksindane ja see ei ole tervisi. 2021. aasta, 28. augustil. Aasta enne seda saatuslikku päeva, oktoobris, nad vaidlesid garaažis. Mis selle algatas? Mis selle vaidluse algatas? Nii et me räägime lahutusest. Ma ütlesin, et ma ei saa sellega enam jätkata. Sel ajal ma kohtasin kedagi. Nii et kui ma kogesin perevägivalda ja sellistes olukordades see inimene aivas mind. Nii et me vaidlesime ja mu mobiiltelefon oli põrandal. Ja siis ta üritas kirvega mu telefoni purustada. Ja sel hetkel ma astusin garaaži uksest sisse. Ta hoidis kirvest käes. Ma kartsin, nii et ma avasin selle. Seal on kaamera ees. Ja ma sain aru, et teistel inimestel minu maja ees on ka kaamera. Nii et ma mõtlesin, et kui ma avan garaaži ukse, siis ta peatub. Ja ta tegigi nii. Täpselt nagu raseduse katkemise puhul kartis ta, et naine kaasab nende abielu asjadesse võimud. Aga seekord ei jäänud ta vait. Ta rääkis politseile. Siis ta haaras minust kinni ja siis ta lükkas mind põrandale. Ma ei kodus magama, nii et ma kukkusin. Ja. Ja siis ta haaras mu pahkluudest kinni ja vedas mind. Kas sinu mobiiltelefon on ka selline? Nii et kuna on täiskuu, ma peitsin oma mobiiltelefoni ära ja kasutasin oma tütre telefoni. Nii et ma helistasin politseisse. Ma näen, teil on siin mõned fotod. Kas te täna ostate need? Kas need on armid, mis tekkisid tol päeval? Ja see on selle päeva avaldus. Nii et minu abikaasa ütles meie tütrele, kui sa seda avaldust ei kirjuta, läheb vanglasse. Nii et algusest kuni siiani minu tütar kirjutas selle ja sellest edasi tema. Ütle. Ja mu tütar ütles mulle, et ta partis. Nii et ta pidi selle avalduse kirjutama. Ta pani nende tütre enda eest seisma, aga ta ei suutnud sama teha Jennile. Ta lõudis korduvalt, et ma allkirjastan avalduse, mille ta kirjutas ja saadan selle linna. Nii et ta ütles advokaadile. Ma ei kirjutanud ühtegi avaldust. Ma ei allkirjastanud seda kirja, sest ma tean, et see on vale ja ta tahab seda kasutada ilmas. Ta saatis mulle mitu e-kirja, et ma selle kirja allkirjastaksin, aga ma keedusin. Nende abielu oli sisuliselt läbi, ainult nime poolest veel kestis, kuid see polnud kunagi olnudki kõige täiuslikum. Algusest peale magasid nad eraldi tubades ja ta oli selgelt öelnud, et nad peaksid kumbki oma elu elama. Nii ta mulle ütleski, ma elan oma elu, nii et ära minu pärast muretse. Sina võid elada oma elu. Nii et kui lahutus oli silmapiiril ja pärast augustikuu rünnakut oli kehtestatud suhtlemiskeeld, hakkas ka tema oma elu elama. Ta käis kohtingutel ja kohtus kellegagi, kellest sai tema poissõber. Kuidas su abikaasa suhtus sellesse, et sa kohtamas käisid? Ta ütles, see on minu jaoks okei, aga sina ei tohi seda teha. Ma küsisin, kuidas sulle see meeldib? Ja ta oli vihane. Ma mõtlen, tema jaoks oli okei seda teha, aga sinu jaoks mitte. Õige. Nii et Liisna pahane, et mul oli poissõber. Et ta läks mu poissõbra juurde ning ähvardas teda. Kus see juhtus? Mu abikaasa läks mu poissõbra juurde. Millega sa ähvardad?
ära kunagi kohtu mu naisega ja ära kohtu temaga. Ja siis ta ütles ka mu poissõbrale, et ma annan sellest teada su perele ja räägin sellest ka su töökohale. Chai käitumine muutus järjest ebastabiilsemaks. Kui sina ja su abikaasa vaidlesite lahutuse üle, kas ta tekitas sinus hirmu või ähvardas sind mingil hetkel lahutuse pärast või mitte? Jah, alati. Kas ta vaidles selle üle, mida ta teeks oma pensioniraha või muu rahaga? Nii et ta ütleb, kui ma annan sulle selle raha, siis ma tapan su ära. Küll ma sulle näitan. Ta ütles, kui ma pean sulle pensioniraha andma, kui ma pean sulle sinu vanemate raha andma, siis ma tapan su ära. Nii on ädui. Jah. Pärast seda juhtumit otsustasin temast talutada. Nii et tolle ajal ütles ta seda. Ma ei tea, mida teha. Ja siis ta ütles, et pärast seda, kui ta armeest vabastati, ja siis ma ootan ja vaatan. Ja ta ehvatas mind. 2022 aasta juunis leidis ta endale lahutusadvokaadi, kes hoolitses selle eest, et võimalik kokkulepe oleks tema suhtes õiglane. Nii et samal ajal, kui ma ei olnud kodus, ta tuli sisse, eemaldas tubade uksed ja viskas need minema. Ja ta jätkas minu ahistamist. Ma palusin tal rahast looduda. Ma ütlesin talle. Ja ta on ka minu suhtes õige. Loobuks oma... No. Sa ütled loobuma näiteks, mitte seda koristada. Nii et see ongi kogu minu raha. Mina ei tegele vara jagamisega. Ja ta ütles, ta ei maksa udulaenu, et mind sellest majast välja visataks. 6. juunil ähvardas ta end tappa. Ja ta ütles, et on valmis surema. Ta ütleb, ma sureb. See eskaleerus septembrist. Ja siis ütles ta mulle ka, et ma pean tema emale tagasi maksma selle raha, mille ma temalt laenasin. Mis oli umbes $150,000. Ma ei ole kunagi tema emalt raha laenanud. Ta ei olnud isegi oma perega lähedane. Jenny ütleb, et ta katkestas nendega suhted juba 12 aastat tagasi. Kas tema pere teadis, et ta oli biseksuaalne? Ei. Kas see oleks olnud vastuvõetav? Kas nende peres või kultuuriliselt? Ei, see ei ole meie jaoks. Ei. Jah, vabandust. See on tema peresaladus. Kui tema naine ja lapsed hakkasid käest libisema, muutus Che järjest meeleheitlikumaks ja tal oli raha suhtes kinnisidee. Nii et enne 16. oktoobrit ta tuli koju, mina ja Ian, et võtta kaasa dokumendid ja mõned oma asjad. Mina ta päev võtsin. Ühel päeval tulin ma tööd koju ja nägin tead küll, et kapp ja sahtlid olid nagu pahupidi pööratud. Minu toas on mul kallis kott Chanel, mis oli kadunud. See oli 11. oktoober. Nii et ta blokeeris kõik krediitkaardid. Nii et mul ei olnud midagi. Mul oli toas natuke hädabiraha. Ma andsin selle talle. See oli $2,000. Nii et ta võttis mu kotti ja võttis raha välja. Alguses ma arvasin, et mu majas on mingi varas. Nii et ma kutsusin politsei. Arst ütles, et ma olen üsna kindel. Aga hiljem sain aru. See võib olla ka minu abikaasa. Nii et ma helistasin oma abikaasa. Ta ei vastanud telefonile. Nii et ma palusin oma tütrel talle helistada. Ma kasutasin oma tütre mobiiltelefoni. Ja siis ta lõpetab kõne. Ja ma küsisin temalt, miks sa selle mult varastasid? Ta ütles, et see on minu otsustada. Mis mõttes? See on minu otsustada. Mida sa teed? Selleks ajaks teadis ta, et mees on valmis kõigeks. Ja ma õppisin, kuidas seda kella kasutada. Minu vanemad olid teistsugused. Ma arvasin, et ma kardan, mu abikaasa võib mind iga hetk tappa. Nii et ma õppisin, kuidas seda kella kasutada. Ma olin valmis. Ta teadis, et lähenemiskeeld ei pruugi olla piisav ja tal oli õigus. 16. oktoobril tuli ta koos tütrega kirikust koju ja leidis, et Jay Kaubik oli tema sissesõiduteel. Ta ootas teda majas. Ta saatis oma tütre ära ja tuli sisse, et temaga rääkida praktilistest asjadest nagu hooldusõigus ja elatisraha. Ja minu abikaasa hakkas üles tooma meie
varasemaid vereprobleeme ning hakkas kurtma ja siis läks see vaidluseks. Ta ütles talle, et ei taha, et ta enam majja tuleks. Ma tulin oma tuppa ja siis kuulsin, et garaaži uks avanes ja sulgus ning kuulsin tema samme. Sammud olid väga kiired ja siis äkki tuli ta tuppa ning hakkas lööma mu nägu ja mu pead ja siis ma kukkusin maha. Ja ta tuli minu juurde, kui ma maas lamasin. Ta ütles mulle, et ta tapab mu ära. Mul ei ole midagi vaja ja siis ta surus mind tema kehaga ning üritas mõlemast käest kinni haarata ja ma üritasin sellest välja pääseda ning siis ütlesin talle, et ära tee seda ja lõpeta ning siis ma palusin. Pärast seda teipis ta mu pahklud kokku ja siis teipis ta mu reied kokku. Pärast seda teipis ta mu suu kinni, mähkides teidi ümber mu pea ja siis pani ta teibiga mu silmadele, et ma ei näeks. Ta jättis ta üksi, et oma kaubikut avada. See oli tema ainus võimalus abi kutsuda ja ta kasutas seda, helistades oma Apple Watchiga hädaabinumbrile 911 ja saates hädaolukorra teavitused kontaktidele. Kui ta tagasi tuli, sai ta aru, mida naine oli teinud. Ja pärast seda, kui ta sai teada, et ma suutsin Apple Watchi kaudu 911 ka ühendust võtta, ta läks garaaži ja tuli siis tagasi. Ja siis lõi ta haamriga mu randmel olnud Apple Watchi ning kasutas haamrit ka selleks, et lüüa mu rannet mitu korda, korduvalt. Ta kandis ta välja oma kaubikusse ja sõitis siis metsa. Nad sõitsid tõenäoliselt otse mööda politseinikest, kes olid teel tema aadressile. Liiga vähe, liiga hilja. Ja siis pärast seda ma ei olnud kindel, kui kaugel ma temast olin, aga ma kuulsin, et ta kaevas maad veel mõnda aega. Ja siis ta happas mind lohistama. Ja kui ta mind lohistas, mu bluus ja siis aluspesu olid kõik üles sullunud, sest ta lohistas mind. Ja ta vandus, ta sõimas mind ja siis torkas ta mõlemaid mu rindu millegi teravaga. Ja siis tol hetken ma tundsin, et ma veritsen. Pärast seda kuulsin, et ta kattis millegagi kinni. Hiljem sain teada, et see oli mets. Aga siis kuulsin mingit tugevat müra, tundsin, et võib-olla ta katab seda auku millegi raskega. Pärast seda ta hakkas viskama mulda minu peale sinna auku ja kraavi. Ta kallas mulda peale. See oli kõik, mida ta suutis teha, et jätkata hingamist. Ja siis ta ütles, et ta proovis, ta üritas hoida oma pead mullast väljas, et ta saaks hingata. Ja pärast seda, kui ta oli mõnda aega mulda peale ajanud, kuulsin, et ta pani auto käima. Ja siis pärast seda ta keeras auto kohe kinni. Ja ma kuulsin tema samme, kus ma olin sisse kaevatud. Ja siis ma kuulsin tema samme, kuidas ta minu kohal ringi kõndis. Nii, et ta kontrollis, et ma oleksin maa sisse maetud ja veendus, et ma olen surnud. Ja siis ta täitis mul jalad ja muud kohad mullada. Ja siis ütles, ta on surnud. Kõik on korras. Ta on surnud. Kas sa kuulsid viimast asja? Sest Minu. Kas te olete vaiult, et ta on surnud või endamisi? Ei, ta räägis sellest. Ta teeb seda tihti. Ta vaatas sellise pilguga. On tapab su ära. Ta rääkis ise endaga. Siis kuulis ta tema samme eemaldumas. Ta istus kaubikusse ja jäi sinna, pidades teda surnuks. Aga ta polnud surnud. Sel ajal oli mul väga raske hingata. Ja siis maal oli mul väga külm. Aga siis mõtlesin oma lastele. Ja siis tekkis mu tahtmine sellest olukorrast ellu jääda, mõeldes oma lastele. Ta suutis end toruteebist lahti rebida. Sen hetkel saast aru, et tema auto oli väga kaugel sellest august, mida ma kaevasin. Ja ma ei tahtnud, et ta teaks, et ma olen elus ja et ma olen teidist lahti saanud. Ma kartsin, et ta saad sellest teada, nii et ma püsisin paigal ja vait, kui läks tinedaks. Kui oli pime, nägi ta, et kaubikus põles tuli, kuid aknad olid uduseks läinud. Lootes, et Jay magab, ronis ta august välja ja jooksis läbi metsa minema. Pikka aega jooksin ma mööda teed eemale ja siis äkki nägin ma ühe maja valgust ja siis
Ma läksin nende sissesõiduteele ja helistasin uksekella. Ma palusin abi. Mu abikaasa üritab mind tappa. Ta ütles tihti, kui ta vihane oli, et tapab mu ära. Ja ta ütles ka siis, kui me lahutasime, ta ütles, ma pigem tapan su ära, kui annan sulle oma pensioniraha. Kui ta vaidles, ütles ta alati, et tapab mu ära, aga ma ei teadnud, et ta päriselt seda ka teeb. Ma ei suuda uskuda, see on väga hirmus. Ma ei suuda uskuda, et ta seda tegi. Ma olen väga hirmul. Tõlgi hääles ei tule esile Jenny enda lein ja hirm. Ta nutab, kui ta seda lugu räägib. Mees, keda ta armastas ja kellega ta kolis teisele poole maailma, kavandas tema tapmist ja oli selles peaaegu edukas. Just ma tundsin pärast temaga 20 aastat koos elamist ja ka tema perekond ütles mulle, eriti tema õde ütles mulle seda, et näiteks kui ta kellegagi tülli läheb, siis hoolimata sellest, kui palju aega möödub või kui ammu see oli, ta alati maksab kätte. See on kõige murettekitavam. See on minu jaoks kõige murettekitavam osa, sest ma oleksin pidanud tema plaani järgi surema. Kuid ma jäin ellu, pääsesin sellest olukorrast ja siis ta saadi kätte. Seepärast ma kõige rohkem muretsengi. Õnneks Jennyle jõudsid politseinikud talle järele. 17. oktoobri hommikul, umbes kell 7:30, märgatakse kahtlast sõidukit Chehalis Western Trailil, umbes miili kaugusel majast, kuhu Jenny eelmisel õhtul abi paluma tuli. See vastab Che kaubiku kirjeldusele. Politseinikud sõidavad sündmuskohale ja leiavad selle töötava mootoriga ning Che magab sees. Nad võtavad ta ilma vastupanuta vahi alla. Tal on nähtav vigastus käel, seega viiakse ta esmalt haiglasse. Samal ajal otsivad politseinikud ümbritsevat metsa. Nad leiavad koha täpselt nii, nagu Jenny kirjeldas. Lagendiku, kus on langenud puud. Seal leiavad nad maasse kaevatud augu, mille peal on pandud puuoksi, et seda varjata. Auku sees on rebitud hõbeteibi ribasid, mis vastavad Jenny majas leidunutele. See auk oli mõeldud tema hauaks. Che kaubikut läbi otsides ei lõpe õõvastavad avastused. Nad leiavad verise padjapüüri, plastikust kotis kirve ja terava tööriista. Samuti on seal mitu dokumenti, sealhulgas lahutuspaberid ja reisikorraldused lennuks Miamisse 17. novembril. Kas ta kavatses lennata Floridasse või plaanis ta midagi hullemat? Sest politseinikud leiavad ka rebitud käsitsi kirjutatud kirja, mis on adresseeritud tema lastele. Seal seisab: mul on nii kahju, et asi jõudis sinnamaani. Vabandust, et me põhjustasime teile nii palju valu ja kannatusi alates teie sünnist. Ma ei tahtnud seda teha, aga tundsin end lõksus olevat. Ma tõesti ei taha enam elada. Kui te sündisite, olid need mu elu kõige õnnelikumad päevad ja oli imeline olla teie isa ning koos aega veeta. Ma armastan teid nii väga. Ma loodan, et teil tuleb parem elu kui meil. Aitäh, et olete minu tütar ja poeg. Hüvast, isa. Kas ta kavatses sooritada mõrv enesetapu? Kui ta kavatses, siis ta ei ütle seda uurijatele. Härra Aan on siin koos meiega. Härra Aan, kas te kuulete meid? Jaa. Ja, kas te olete teadlik, et seda salvestatakse? Jaa. Olgu, nii et sest sa ilmselgelt ei ole lubatud lahkuda. Ja enne kui me esitame sulle täiendavaid küsimusi, loeme sulle su õigused ette. Loomulikult, eks. Nii et kui me räägime inimestega, tahame nende kohta nii palju teada saada kui võimalik, eks. Kas sa teenisid sõjaväes? Jaa. Ma pean 5. paranduse õigusele viitama. Vabandust, sa pead paljamini rääkima. Ma pean 5. paranduse õigusele viitama. Teeme nagu 5. kohta. Jaa. Nii et see 5. parandus, kas sa siis ütled, et sa ei soovi meiega rääkida? Jaa. Sa ei taha meiega rääkida? Ta kasutab 5. parandust, õigust mitte ennast süüstada ja keeldub rääkimast. Aga tema vastu on palju tõendeid. Naabri valvekaamera jäädvustab, kuidas ta läheb oma kaubikusse ja sõidab garaaži just umbes sel ajal, kui tehti 911 kõne. Tema enda tütar tuvastas siin nähtud mehe kui Che ja ka need, kes paari tundsid, ütlesid nende kohta süüdistavaid asju. Eksõde kirjendas, et nende suhtes oli varem esinenud perevägivalda ning et meespool Che oli eelmisel aastal terevägivalla eest arreteeritud. Ja pärast seda arreteerimist oli ta teinud kommentaare, et kui ta peab vangi minema, siis ei lähe ta üksi ja võtab naise endale kaasa. Tema kautsjoni istungil edastab Jenny meeleheitliku avalduse.
Need on tema sõnad. Palun ärge vabastage Kautsjoni vastu. Ma kardan tõesti oma elu pärast. Ma tahan lihtsalt rõhutada, et ma kardan teda väga. Ja ta tapab mind uuesti, kui ta vabadusse pääseb. Vastavalt sellele keeldutakse kautsjoonist. Lõpuks tunnistab ta end süüdi mõrvakatses. Ta väidab, et tema 30-aastasest sõjaväekarjäärist tingitud PTSD viis vaimse murdumiseni, kuid kontrolliva ja vägivaldse käitumise muster viitab vastupidisele. Kui ta kohtus avalduse tegi, Jenny tal tekkisid hingamisraskused ja ta vajas meedikute abi. Jay'le määrati peaaegu 14 aastat vangistust, mis on tema kuriteo eest maksimaalne karistus. Kui ta vabastatakse, ei tohi ta enam tulirelva omada ja tal on keelatud oma naisega ühendust võtta, kes kannab kogu oma elu tema tekitatud armide jälgi. Mida arvad sellest jahmatavast loost? Anna meile oma arvamusest teada allpool kommentaarides. Seniks olge terved, jälgige meie kanalit ja kohtume peagi The Decoderis.